erinevad organisatsioonid ja meeskonnad tegutsevad 4 suhtluskultuuri keskkonnas, millel on täiesti erinev mõju selle meeskonna dünaamikale, tervisele ja tulemustele. Kas sa tunned nendes 4 ära enda tänase meeskonna? Esimene suhtluskultuuri tüüp on mulje loomise ehk võistlev edukultuur. See on selline tavapärane meeskond, kus on üldiselt hea läbisaamine, aga samal ajal on kujunenud seal keskkond, kus inimesed tahavad ennast näidata edukana, tublina, viielisena, ma saan hakkama, ma tean, ma oskan. Ja kuna seal on kergelt tunda sellist sotsiaalset rivaalitsemist, siis ka olukordades, kus keegi üritab kellelegi tagasisidet anda, juhtida millelegi tähelepanu tema töö juures, siis on inimestel kalduvus minna kaitsesse. Sest et mitte keegi ei taha sellises võistlevas edukultuuris olla see valge vares, kellel on probleemid, kes ei saa hakkama, kuigi tagasiside ei pruugi seda üldse tähendada, aga see on just see, kuidasmoodi inimesed tagasisidet tajuvad sellises keskkonnas. Teiseks kultuuritüübiks on professionaalide viisakuskultuur. Selle kultuuri sõnastas tegelikult kunagi ühe Eesti ministeeriumi personalijuht, kes ütles, et meil on koos inimesed, kes on valdavalt magistriga, paljud nendest isegi doktoriõppe lõpetanud. Ja kui inimesed on targad, palju koolis käinud, intelligentsed, siis on kujunenud sageli kultuur, kus ei söandata üksteisele tagasisidet anda, tähelepanu juhtida. Sest eeldatakse, et kui me oleme nii targad, nii intelligentsed, siis me saame ise aru, mis on normaalne, mis ei ole normaalne, kuidas koosolekul käituda, kuidas e-kirjades suhelda, ehk me eeldame seda. Aga probleem on selles, et inimesed on erineva taustsüsteemiga, nad näevad asju erinevalt, nad on harjunud erinevalt oma tööd tegema ja seepärast tegelikult ei mõisteta asju ühtemoodi. Kuna aga kõik on nii viisakad, siis jõutakse sellisesse punkti, mida nimetatakse kunstlikuks harmooniaks. Ja see tähendab seda, et tegelikult võib olla inimeste vahel rahulolematust, väljaütlemata asju, aga pole kohta, formaati ja aega, kus seda turvaliselt teha ja seetõttu hakatakse selliseid vestluseid vältima ja keskendutakse lihtsalt tööle. See kultuur viib omakorda sageli kolmandasse kultuuri, milleks on tagarääkimise ehk klatšikultuur. Sest ega jutud rääkimata ei jää. Lihtsalt me ei räägi nendest asjadest siis, kui need inimesed on juures, koosolekutel näiteks, vaid me räägime seda võib-olla kohvinurgas, kööginurgas, lõunalauas ja me lihtsalt arutame, et kas sa oled ka neid asju tähele pannud, kas sind ka häirivad sellised asjad ja loomulikult jõuab see jutt sageli ka nende inimeste kõrvu, kellest räägitakse, mis tekitab omakorda ainult seda kunstlikku harmooniat ja ebamugavust juurde, sellepärast et nüüd me veel teame, et me üksteisest räägime, aga ikka ei ole seda turvalist kohta ja keskkonda, kus nendest asjadest konstruktiivselt rääkida. Ja nende 3 kultuurikeskkonna kontrastiks on tagasisidekultuur ehk õppimiskultuur. Need on sellised meeskonnad, kus on piisavalt psühholoogilist turvalisust ehk usaldust, kus on piisavalt konstruktiivsust, et nendest asjadest rääkida. Seda ründamata, kritiseerimata, vaid baseerudes usaldusel, sest me teame, et me ei ütle neid asju välja mitte sellepärast, et kellelegi liiga teha ja kedagi rünnata ja kritiseerida, vaid selleks, et saada meeskonnana tugevamaks, et õppida koos, näha oma pime nurki ja seeläbi luua meeskonda sellist sünergiat, mis aitab selle meeskonnal tulemuslik olla, koostöövaim kõrge hoida ja ka selle tervislik seis heas seisus hoida. Kuidas aga sellise keskkonnani jõuda? Just sellele küsimusele annab vastuse koolitus tagasisidekultuuri loomine. Sellel koolitusel me vaatleme sellise kultuuri loomist läbi 3-sammulise raamistiku. Esimene samm ongi psühholoogilise turvalisuse suurendamine. Psühholoogiline turvalisus on meeskonna liikmete uskumus, et siin meeskonnas sõnavõtmise, ettepanekute tegemise, ebamugavate küsimuste küsimise, oma vigade, eksimuste, puuduste tunnistamise, üksteisele tagasiside andmise, mingitele teemadele tähelepanu juhtimise eest ei saa emotsionaalselt karistada. Rääkimata materiaalsest karistamisest, ehk siis ma pean
muretsema selle pärast, et kui ma midagi julgen küsida, pean tegelema mingite tagajärgedega, et juht läheb mu preemia kallale või mida iganes. Sellise keskkonna peale on võimalik ehitada tagasisidekultuuri, aga ka see ei juhtu iseenesest. Seepärast on selle teekonna teine samm tagasiside normaliseerimine. Sul on juhina oluline näidata oma meeskonnale, et tagasiside on täiesti normaalne protsess, sest see on vajalik selleks, et me grupina kasvaksime ja areneksime ja mina selle grupi liidrina samuti tahan oma ametis paremaks saada, seepärast ma olen avatud tagasisidele, küsin seda tagasisidet ja tegelen hea meelega oma ka võimalike pimenurkadega, et saada paremaks juhiks ja seeläbi luua ka tugevam meeskond ja ka selline meeskond, kus on parem teil töötada. Ja kolmas samm selles protsessis on tagasiside andmise tööriistade teadlik kasutamine. Me vaatame selles protsessis erinevaid tagasiside küsimise ja andmise meetodeid, mida uuringud näitavad, mida eksperdid soovitavad, mis on mingite tööriistade mõju, ohukohad ja peamised tähelepanekud. Ja väga-väga oluline rõhk on sellel koolitusel ka erinevate koostöövestluste kasutamisel. Me vaatame koostöövestluseid läbi 6-osalise raamistiku, kus on 6 tüüpi erinevad vestlused. Sa võid neid vestluse tüüpe kombineerida, sa võid nad kõik ära katta ühe arenguvestlusega, kui sa oled selleks võimeline. Aga kui sa nendel 6 teemal oma töötajatega vähemalt korra aastas vestled, siis see tagab selle, et teie vahel on usalduslik suhe, teie suhtes on palju suhtekapitali, teil on lihtsam omavahel suhelda, rääkida, tagasisidet saada, tagasisidet anda ja te jõuate ka tõhusamalt soovitud eesmärkideni. Kui sa tunned, et sinu meeskonnas täna ei ole alati piisavalt avatust, piisavalt usaldust, et saada tagasisidet, et inimesed julgeksid üksteisele tagasisidet anda ja sa mõnikord tunned ka, et isegi endal juhina on natukene keeruline tagasisidet anda, sest inimesed kipuvad kaitsesse minema, siis see koolitus on just sulle. Seal on palju eneseanalüüse, seal on palju tõhusaid praktilisi tööriistu, mida sa saad koheselt rakendama hakata ja neid kasutades sa näed reaalseid positiivseid muutuseid oma meeskonnas, avatuse suurenemist ja koostöövaimu kasvu.